Eesti Suusaliit korraldab juba 4. hooaega noortele lumelauduritele trikiõppesarja. Sarja näol on tegemist lumelauasõidu õppepäevadega, kus kogenud instruktorid annavad noortele lumelauduritele näpunäiteid trikkide sooritamisel ning tutvustavad õiget sõidutehnikat. Laupäeva 10. jaanuaril toimus Kuutsemäel Snickers noortesarja esimene etapp, millest kokkuvõtte nüüd teieni toome. Kõigepealt me tahaks aru saada, mis tasemel te sõidate, et me saaks teid jagada ära gruppidesse. Et siis, kuna meid on treenerid nii palju, me saame päris individuaalselt teid õpetada. Et kõigepealt me alustame sellest, et kuidas kandi peal sõita ja kuidas teha lihtsamaid hüppeid maa peal. Et ennem kui me hakkame suurtest hüppetest hüppama ja reilide peale minema, siis võiks põhiasjad selged olla. Koolituspäeva alustasime kõige lihtsamast. Vaatasime üle õige sõiduasendi ning laua juhtimise tehnika. Tuletasime meelde kandi peal sõitmise kunsti ning soojendusosa lõpetuseks õppisime ka esimese triki siledal maal ehk olli. Kui te ollid teete, siis nüüd te ei sõida tegelikult kandi peal. Te olete võimalikult põhja peal. Natukene te toetate tagumisele jalale. Ja õlad on jällegi paralleelselt lauaga, et kui me hakkame hüppama reilide peale minema, siis tegelikult see nagu madal keha asend on kõige nagu õige. Esimene trikk, mida lumelauapargis õpetame, on tavaline otsehüpe. Vali endale jõukohane hüpe ning tutvu sellega lähemalt. Leia hüppele sobiv sõidukiirus, hoogu testides või teiste hüppamist jälgides. Hoia keharaskus võrdselt mõlemal jalal ning kogu laua põhi lumega kontaktis. Hüppe peal hoia jalad tugevad ning lase kikeril end õhku lennutada. Tasakaalu hoidmiseks kõverda ja tõsta õhus olles põlvi. Nii valmistud ka maandumiseks. Otsehüpe on kõikide teiste hüppetrikkide aluseks. Harjuta seda hoolega. Seejärel jagati noored sõidutaseme järgi 3 õpperühma. Kõige lihtsamaid näpunäiteid andis Karel päris esimeste hüpete sooritajatele. Edasi jõudnumaid juhendasid Sulev ning Marko lihtsamate kraadide keerutamisel. Juss ja Joel tutvustasid reilidel libistamise põhitõdesid ja abistasid nõu ning jõuga. Pane raskus esimese jalaga saba rohkem keerama. Et kui sa ennast jalad ära keerad niimoodi, siis kui sa nüüd õhku hüppad, siis laud keerad sama kohta kui üle. See on raske maanduda. Kas 180 olete teinud? Et see switchis maandumine natuke süke uus asi, jah? Lähme seal reili peal ja aitame sind üle lohitada, et saad aru, kuidas tunne on, kui see reisid risti alt läbi läheb, et tegelikult see ei ole üldse nii palju hirmsam, kui see driftiga minna. Järgmine etapp toimub 1. veebruaril Väikesel Munamäel. Lisainfot saab kodulehelt aadressil noortesari.svb.ee.